30 aastat sai meil juba eelmine aasta täis ja meil on kõik need mehed, kes klubi omal ajal käivitasid, on siiamaani tegusad ja klubi koosseis on väga laiaks läinud, me ikkagi rehkendame kuskil 150 inimesega enam-vähem nimekirjas, eks nad käivad erineva aktiivsusega osalemas meie üritustel, kes meil saab ja mõni elab kaugemal ja mõni elab Rootsis lausa ja Vilja Pensan on Rootsist. Maris Mõrus on kõige lahedam inimesed klubis ja tehakse kõige ägedamaid võistlusi ja kõige ägedamaid üritusi, klubi matšid ja peaasi on see, et kuna Võru klubi korraldab suuri võistlusi, siis saab alati korraldamises kaasa lüüa. Et see, et teiste jaoks midagi ära teha, see on väga äge. On. Väga äge on. Saab... Ma panin siit see Pultendid ja... Mööda teed ringis, ma panin otse läbi. Saab näha ägedaid asju. Ma ei pea mõtlema metsa selle peale, mis mõttes kodutööks teha vaja on. Saan vabana tunda ennast. Et saab metsas käia, siis on hea niimoodi ja see on vahepeal on niimoodi ikka hea käia metsas niimoodi treeningul ja no mul on siin sõpru rohkem ja siis nagu treener on mul tuttav ja siis kõik on teada, kes on ja oluline on mitte metsas ära eksida ja et alati jõuaks lõppu. Minust nooremad põlvkonnad paljudel juhtudel kuidagi metsast nagu võõrdunud. Et lapsed väiksena ka neile tundus, et mets on selline hirmutav, aga see kindlasti aitab kaasa, et nad tundeks ennast metsas hästi. Ma ei oska nagu väga võrrelda teiste klubidega, et kuna ma ise siin Võrumaal elan ja põhiliselt nendel päevakutel käin, siis minu meelest on hea korraldus väga, abivalmis inimesed. Jah, lapsi õpetavad ilusti ja juhendavad ja väga tore. Kui juhatust vaadata, siis seal ei olnud ühtegi naist, nüüd üks on. Et läheb paremaks. Aga no teha tuleb sellepärast, et osa rahvast ikka tahab võsas ja mudas mittamas käia. Et mina arvan, et see on lahedam, kui kinnises ruumis joosta näiteks. Mina arvan, et varsti tuleks noortele andma. Tuleb uusi mõtteid. Äkilisust rohkem juurde, me hakkame väärtohletama. Robiseda on vaja ju kellegiga. Meil on nii palju ühist ja meil on nii palju rääkida ja peale metsa ja enne metsa ja kõike. Aga metsas on võrdõiguslikkus. Seal on kõik võrdsed, ei ole tähtsust, kas sa oled töötu, arst, õpetaja, linnapea, kõik on võrdsed. Nagu saunas. Nagu saunas, jah. Meie tipud on praegu kõik kas võistlemas või laagris, lumelaagris Põhja-Soomes. Kahjuks nad täna ei saanud tulla, aga nad tervitavad meid äkki ka video teel. Aeg-ajalt tuleb küsida, kuidas mul läheb, mida ma teen õigesti, mida ma peaksin paremini tegema, kas ma peaksin rohkem pingutama või hoopistükkis strateegiat muutma. Aastavahetus on hea aeg sisekaemuseks ja kokkuvõtete tegemiseks ning kodukandi toetus sisendab minusse väga palju enesekindlust. Head vana aasta lõppu ja kohtumiseni spordiradadel. Minu tervis on hea, järelikult on ka klubi tervis.